Tšau. Ma tean, et mul on hääl ära ja et ma näen välja nagu tutu, aga mitte midagi pole teha, sellepärast et ma lihtsalt olen haige. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile. Maybelline saatis mulle sellise toreda paki eelmine nädal, kus on sellised toredad asjad, mille hulgas on uus The News palett, millega seoses on mul teile üks teadanne, et ma osalen ühel võistlusel Maybelliniga, kus siis ma pean seda paletti kasutama, aga ma mõtlesin, ma teen kõige enne teile first impressions video nendest toodetest, mis siin sees on. Kuna need ei ole nagu sellised, millega saaks kõik terve näo meigi ära teha, siis ma kasutan ka teisi asju meigi lõpetamiseks. Aga siis siin on meil see palett. Selline, issand, sellel ei olegi vist nime. Uulelaidi igastahes. Siis The Colossal Go Extreme Leather Black ja Dream Pure BB Cream for oily skin ja tonis medium. Normaal. Ma alustan. Ma loodan, et ühesõnaga mu nina on niikuinii liiga kuiv selleks kõigeks. Et ma loodan, et on vast okei. Ma alustan siis sellest. Ma vist olen seda kunagi kasutanud, aga ma seda tulemust, issand jumal, mina lihtsalt tilgub. Ma seda tulemust ei mäleta kohe kindlasti, kuidas jääb peale. Ma loodan väga, et ta on kattev, sest nagu te näete sellest haigusest tulenevalt ja muidugi ka pärast reisist ja haigusest ja kõigest koos on mu näonahk täiega õudne. Ma vist kannan selle peale pintsliga, ma arvan, et pintsliga jääb kõige parem. See on isegi üllatavalt kattev. Siis mu juuksed jäävad ette täiega. Nüüd on täiega kaunis. Nii seksikas lihtsalt. See pole küll vist. Ütleme nii, et ma eelistan kollaka maalatooniga asju. Aga ta on piisavalt tume ikkagi, et praegu matchida. Mis asi see? Et praegu matchida mu nahaga. No on lihtsalt eriti seksiks välja, kui mul on juuksed kõrva taha võetud. Nii. Isegi mu punase nime võttis ära. Ma muidugi arvan, et ma peaks vist panema teise kihiga selleks, et saada paremat katust. BB-kreemid muidugi olegi üldiselt mõeldud nagu mingi hullu katuse saavutamiseks. Selles suhtes on ta nagu hea, et ta nagu tunne on nahal küll väga kerge ja mõnus. Ja nagu poleks midagi näos, nagu lihtsalt kreemi oleks praegu pannud näkku. Ma arvan, et ma lisan mingitesse kohtadesse natuke juurde seda kreemi, kus mul on rohkem punetusi. Kui nahk on hea, siis ma arvan, et sellest ühest kihist hästi piisab. Aga mul ta seda teps mitte praegu ei ole üldse. Ja ma proovin ka, mul on tegelikult välja võetud ka veite pulk silmaalustele, aga ma proovin korra, et kui ma seda tupsutan näpuga, et äkki ei olegi vaja, sest ma olen suhteliselt silmaalustega olen nagu friik, et mul peavad olema need hästi kaetud.
mulle endale vähemalt küll tundub, et mu sõrmealused on hästi tumedad. Võib-olla teistele see ei tundu nii palju. Sellest videost rääkides mul ei ole tegelikult päris okei jääb. Sellest videost rääkides mul ei ole absoluutselt õrna aimugi, mida ma filmin veel või nagu kuidas. Ehk siis tegelikult ma mõtlesin, et kui teil on ideid, siis te arvate, et mis nagu toimiks hästi. Okei, ma paari tunni peale panen veel natukene veitekat oma essentsi veitekat. Ja natuke nina alla. Aga issand jumal, kui valus on panna sinna nina alla meiki. Nii. Ja kuigi see peaks vist kuivama matiks. Arvan ma, et ma ikkagi panen siia puudrit peale. Vähemalt silmade alla teetsooni. Sellepärast, et ma usun, et see on suht hea, kui ta matiks kujub, aga mulle ikkagi meeldib nagu rohkem kinnitatud meik. Teen seda antikumine selle riisipuudriga lihtsalt kergelt. Et mul endal oleks kindlam tunne ülejäänud meiki näkku panna. See on võib-olla minu enda mingi kiiks, et peab olema nii aga. Mul peavad olema ikkagi nagu, mulle ei meeldi nagu mingi megamatt tulemus, aga mul peab mingi puudrine toode ikkagi näos olema. Silmad alla väga veits. Sealt kipub mul küll alati minema vahudesse. Ja jääb lootma, et nüüd see jääb püsima, sest ilmselt ta kuivab natuke matinaks ka. See on kindlasti tulemus hea. Nii, järgmine toode, mida teate, kui mul on nüüd nägu tehtud, ma teen endale vahepeal ikkagi kulmud ära ja kuna see video ei ole nendele üldse nagu orienteeritud, siis ma ei näita teile. I'm back. Samal ajal, kui ma neid kulme tegin, siis ma avastasin, et ma jätsin endale kodupluusi selga ja te nägite mu imelist punnilist rinda ja et see pluus oli isegi valesti pandud mul selga, nii et ühesõnaga me just being me, nii et pole vast hullu. Nüüd vahetasin riided ja läheme meigiga edasi. Tegin kulmud. Järgmiseks, mis ma võiks kasvut näidata siis teile, et ma teen vahepeal võib-olla ära, ma teen tegelikult ikkagi lõpus seda. Lähme ikkagi edasi siis selle meigi paleti juurde. Ma arvan ise, et ma teen midagi suhteliselt neutraalset. Teen siit see välja. Kasutan, ma vist isegi proovin kasutada mattide toonidega midagi. Võtan siit kõigepealt seda matti heledat tooni ja panen seda endale üle lau ja siia kulmujoone. Väga lahe on tegelikult see, et siin on matid toonid ja suhteliselt see on muidugi hele toon, siis on väga paha aru saada, kui pigmenteeritud see on. Aga tundub ilus. Lau on matid, mitte laudagi matiks küll. Nii, nüüd ma võtan siis seda tooni siit. Seda. Ja kannan seda oma
ma ei tea, kuidas selle koha nimi on. mul on lihtsalt Juhani koos. Te näete, kuhu ma seda annan. keegi saatis mulle sõnumi. nii. see on päris pigmenteeritud ja päris kena värv. on väga pigmenteeritud, läks natuke liiga palju unustasi. aga vaatame kohe, kui hajutatav see on. ühesõnaga suutis mu kaamera mälu vahepeal täis saada ja aku vahepeal tühjaks saada ja seda muret. ja nüüd on väljas juba jumala hämar. et ma proovin kiiresti saada ühele poole nendest toodetest rääkimisega. ma arvan, et kuna ma tahan suhteliselt loomulikku looki, siis ma lisan nurka natuke seda siukest sädelevat pruuni siin veel ja see on kõik. ma ütlen seda ka, et selle ripsuduši alla ma panen kindlasti veekindlat ripsuduši, sest et ma ei tea, kas kõik teavad, aga mu ripsud vajuvad muidu täiesti sekundiga kohe ära. et ma vajutan need toonid lihtsalt kokku vahel. issand, ma ei näegi ühelt poolt enam mitte midagi. kuidas on nimi? mitte pime, aga suht pilvine. ja suht keeruline on pilvine. üleüldiselt on minu arvamus see, et mulle see nude palett väga meeldib. ja ma juba ootan, et ma saaks seda videot filmida. ripsmetele siis kuulutan neid. Lähme nüüd siis selle ripsuduši juurde, mille, siin. sellel on vitahari ja proovime siis seda. sellel silmal mille ma esimesena rahvas. kuid jah, jama on ikka selles, et selline ripsuduš oli mul alles nii vana, et ma juba näen, et see tulemus ei ole selline, nagu ta peaks. samuti on see eesmärk, et ma ei ole väga suur nende klassikaliste harjade armastaja. ma pigem kasutan ise alati kummistari. aga vaatame, mis see tulemus siis teeb, kui ta natuke kuivab ja kui ma oma ripsud läbi kammin. üks silm jäi täiesti tükki ja teisel silmal on suht okei, aga ma pean nüüd laskma natuke kuivada. vahepeal mõtlesin ma, et panen ikkagi, kuna see on selline suhteliselt naturaalne look, siis ma lisan juurde siia L'Orealile blushi toonis 150 ja panen seda suhteliselt õrnalt. lihtsalt värvi lisamiseks näkku. ja lõpetuseks siis seda huulelõiget. vaatame siis.
issand, kui tugeva pigmendiga. Uskumatu. Nii. Ja ma polegi kunagi kasutanud nii vedela koostisega huulelaiget, mis oleks nii pigmenteeritud. See on praegu üks kiht. No võt siis. Väga ilus. Aga pole küll. Ma ise arvan, et ma ei ole selline inimene, kellele sobiksid need roosad. Aga pole hullu. Ma nüüd kakun oma need ripsmed läbi. Ja siis räägin, mida ma lõplikult nendest toodetest arvan. Nii, ripsmeduši kohta on juba öelda. Sellest, et ma panin endale alla teist ripsmeduši, ei ole mingit kasu. Lõpptulemus on siis selline. Ütlen siis kiiresti ka, mida ma nendest arvasin. Nude paletist olen väga vaimustuses. Ripsmedušiga pean natukene üritama veel töötada ja et ma saaks aru, kuidas see toimib minu peal kõige paremini. Niimoodi, et ma panen sinna muud alla, sest nagu näha, koolutus läks mul kõik ripsmete pealt ära. Huuleläige ülimalt pigmenteeritud, ülimalt pehme, ülimalt mõnus huulte peal ja BB-kreem päris kattev 2 kihiga ja võib ka väga hästi rahule jääda. Ma loodan, et teile see video meeldis ja kohtume järgmises videos. Kindlasti, kui teil on ideid selleks nude paleti videoks, siis te võite need mulle kommentaaridesse jätta. Aga tšau, aitäh, et vaatasite!